tere jälle. Täna on teised muutused. Lood on sellised, et mulle anti ülesanne. Kõik on minema läinud, ma üksinda ainult siin. Ja mul on vaja enda masin kokku panna. Ei ole üldse keeruline. Midagi näidati ette ära, aga eks tuleb vaeva näha. Kõik asjad on laiali siin. Hullumaja. Ei, lõbus. Täna öösel ta saabus. No nii. See voolikuhoidja sai nüüd külge. Aega läks. Lähevad küljed. Ja nüüd on sääne viik. Aga õnneks, siin varju all on kuiv. Pea. Vaatame järgmiseks. Natuke aega tööd tehtud ja vaadake, millega ma hakkama sain. Ma sain ka hakkama. Kuna mul ei ole kõiki asju, osad pollid ja mutrid on puudu, ma tahtsin siia külje peale saada ka seda astmelauda ära külge saada. Aga kuna ei ole neid õigeid polte mutreid, siis ma ei saa seda külge panna. Tagumise ratteid ei saa praegu üldse külge panna, sest et ilmselt need jäävad ette, tuleb uuesti küljest võtta, sest seda on vaja keevitada siia raamid külge. Lähevad need 2 suurt pütti lähevad külge sinna taha otsa peale. Ehk siis saaks glüfosaati pritsida. Aga nii palju ma sain. Sain selle külge. Peegli keerasin õige koha peal ära. No nii palju kui sain. Sest et see uks on lukus. Siia sisse ei saa. Ja siis ma sain selle külge siia. Töötab. Toimetab nii nagu vaja. Tahtsin teisele poole ka seda saada täna külge, aga ei saanud. Sest et nagu näha, siin on need olemas. Need poldid ja mutrid. Aga sinna teisele poole kahjuks ei ole. Siia tuleb aku. Ja üks tagumine rehv on seal. Teine on kärgu peal veel. Siin on akud. 2 akut. Redel. Siin on mingeid voolikuid, lisavoolikuid. Kuna käed on pidevalt tööd täis, siis kogu aeg ei saa filmida ja panna filmima. Aga ma räägin kiirelt ära, mis tehtud on. Hakkasime voolikuid vedama. Avastasime, et üks voolik, jahutusvedelik voolik, oli täpselt ventika taha jäänud ja oli katki teinud, seega loik oli all. Ja siis ma nüüd vedasin teisest kohast selle vooliku, uus voolik sai külge. Vedasin natuke teisest kohast niimoodi, et ventikas ei saa seda uuesti ära lõhkuda. Siis ma tegin seal mootoriruumi juures, tegin natukene neid juhtme kaitsmisi. Panin need kõrid ümber. Ja senimaani on rahule jäädud. Siis sai siia alla toodud ära veetud see voolik. Kuna need 2 paaki on omavahel ühenduses, siis see kemikaal peab siit saama ühest paagist niimoodi läbi, et mõlemas paagiks oleks enam-vähem võrdselt seda. Sai see pandud siia. Selle poolega sai lihtsalt selle kuradi
selle asjanduse külge, aga teiselt poolt ma nägin hullu moodi vaeva. Lasin selle kuuma õhupüssiga lasin soojaks vooliku ja siis surusin otsa. Siis me saime kepsu, raami saime üles katuse peale, keps sai külge sinna. Ja nüüd on hetkel veetud voolikuid. Ja siin on üks mehaanik ka, kes veab siis juhtmeid siia igale poole, kus vaja on. Siia on mingi juhe juba toodud. Siis salongis on hästi palju tehtud. Vaatamegi salongi ka. Ja saaneda hakkabki välja nägema natukene vanema välimusega, aga ei ole midagi rasket. Ma arvan, et saab hakkama ikka. Raadio on olemas, kliima on olemas, rool on vähemalt olemas, saab roolida ka. Eks ma siis vaatan, kui sellega lõpuks ükskord põllule saab. Eks siis näha ole, mis saama hakkab. Aga hetkel täitsa okei. Varsti läheb läller ka külge. Ja lisatuled. Aga praegu siniks on ja olukord niimoodi. Üritame. Hetkel hakkab kohe lõuna peale tulema. Siin on need stabilisaatorid või leevendajad amordiga. Ja see on siit poolt kuidagi poru läinud. Katki. Ja see need on siin. Projektikas. Sedapidi. Areneb igas suunas. Aga joo. Tanel, sul ka midagi huvitavat seal põllu peal toimub või? Või tiksud niisama tundi? Räägi sa ka, mis toimub? Aga ei, Tanel ei tiksu niisama tundi. Tanel teeb ikka hoolega tööd. Et see on üks kõige nõmedamaid põldusi, mis siin üldse olnud on praegu. Et mõned kohad on kuivad, mõned kohad on veel niisked, et jah, siin on hästi ebaühtlane on see värk siin. Vaikselt möllab minna. See on siis järgmise päeva hommik. Sain enam-vähem selline 6 tundi natukene peale und. Ja põllul tagasi. Õnneks täna pidi vahetust olema natukene varem. Ehk siis täna õhtul kella 6 paiku enam-vähem. Ja 6 paiku, et äkki ma saan natukene vaba mõhtu. Aga jah, vaikselt laseb minna. Et ei, äge on. Hommikused määrimised tehtud ja 2 niplit oli ainult määrida, nii et antud hetkel. Et vaatame, lisame natukene kiirest, siin on natukene kuiva. Et jah, selline äge töö. Huvitav. Lihtsalt jälgimist on hästi palju. Et põllud on küll suured. Ja vaat niimoodi käibki siin töö tegemine. Istud roolis, vaatad ühele poole, teisele poole, vaatad selja taha, vaatad, et kemikaali oleks ja möllad niimoodi. Aga jah, kell hakkab siin vaikselt juba 10 õhtul saama. Ma olen hommikust kella 7 olen platsis olnud. Kerge väsimus on peal. Kerge parandamine oli. Et see võttis päris mitu tundi ära. Õnneks tuli mul see vahetus tuli appi. Aga vahetus praegu magab. Tegelikult oleks pidanud. Üritame niimoodi, et kell 7 hommikul vahetame ja kell 7 õhtul siis vahetame. Aga jah, praegu on natukene
hilja peale läinud, ütleme siis niimoodi. Aga jah, ei ole hullu midagi, lisame siin natukene kiirust ja möllame. Ei, tegelikult on huvitav, et midagi väga rasket ei ole, aga lihtsalt hästi palju jälgimist. Nagu näha, siis Tanel kappab mööda põlde, ilusti kenasti, kõik toimib hetkel. Mis muutused minulga toimub tänase päeva jooksul on see, et masin on põhimõtteliselt enam-vähem valmis. Avastasime, et kuna tagumise otsa peale tuleb lisaraskused, ehk siis 1600 liitrit tuleb peale, siis igaks juhuks vaatame ära tagumiste rehvide laagrid. Aga nende laagrite leidmine, laagrid on erinevaid. See laager ei sobi, kuna McDon on enam-vähem sääne John Deere'i laadne toode ja nüüd on kuidagi ühtsed, siis roheline ehk siis John Deere, aga mis teha, vähemalt see istus, kõik säänsed vajalikud tööriistad ka siin kõik olemas ja sääne ta on, nii palju on valmis. Täna said siis osad ekraanid said sisse, lällar sai sisse veetud sellel. Üks mees käis siin teenust tegemas, kes ongi siis mingi elektrik või nii öelda. Panin kulg ära ja läks minema ära. Mul on siin veel alla tunni on veel tööpäeva lõpuni, nagu võib-olla läheb jälle natukene täna kauem, aga elu hullu. Tõesti, et saaks selle masina kiirelt välja palvele. Hommikust. Meil on kätte jõudnud reede. Ja lood on sellised, et masina peaks saama tänase seisuga stardivalmis. Ja siin ta on täies hiilguses. Mõned viimistlustööd veel käivad. Ees said osad terad ära vaetatud. Uus lint sai külge pandud, mis Tanelgi omas, aga see lint oli üsna läbi omadega. Sääne ta on. Täies hiilguses. Kõik need pihustid ja asjad ka siin all. Natuke veel toimustatakse all ja täna siis pidi enda asjad kokku ära pakkima. Jah. Hommikul on kell enne 7 midagi. Seega natuke väsimus on peal. Ja olidki. Kõik asjad läksid peale ära. Kohver, söögid, joogid. Selle autoga siis vist läheme minema siit põllule. No nii, tervist, lõuna käes. Mis meil tehtud on? Meil on tehtud palju. Masin on löögivalmis, töövalmis ja juba treila peal. Ei ole üldse lai. No mis treila peal? Oh jah, siin on säänsed spets need tehtud, millega seda veetakse. Siin ta niimoodi seisab. Kettidega kinni tõmmatud ja kena. Siia see peale sõitminegi küll oli ikka jubene. Õnneks mina ei sõitnud, aga ma ei julgegi sõita, nii et sääne. Mis meil siis veel on? Treila võtab. Mis treila? Heeder on treila peal. Käru peal. Siis Heedri saime ka täna jooksma ilusti. Kõik noad ja asjad said ka õlitatud. Siia lihtsalt vaati kanistrist vesi peal, või see õli peal. Keele jumal sõnnud. Aga jah, nii ta on. Tööd ja vaeva on nähtud. Ma olen siis sinise saateautoga. Pea
peab ees sõitma. Kõik on selle laius ja suurus. Leelukas. Midagi sai siin põlluga tehtud, aga nüüd on vaikpõhjal see katki. Teine masin istub kinni põllu peal. Täna on öövahetus.